See on minu poeg, kes oli teadmata kadunud. Nii et teil on täna topeltpidu. Sõbrad, õnnitlen teid selle püha puhul. Võidupäeva puhul. Rekordselt lühike võiduparaad ilma sõjatehnikata toimus siiski täna Moskvas. Vladimir Putin tegi väikese külaliste ringis mitu kõlavat avaldust. Ta väitis taas, et Vene sõdur päästis Euroopa ning ütles ka, et võitjate põlvkonna kangelastegu inspireerib Vene okupante, kes osalevad niinimetatud erioperatsioonis. Samuti mainis ta väidetavat ohtu NATO poolt. Aga oli. Ja sel aastal toodi Venemaal esmakordselt võiduparaadile sõjas Ukraina vastu hukkunud okupantide naised ja emad. Ja isegi see pilt näitas tragöödia ulatust. Ja just 9. maiks teatas BBC Vene teenistus, mis peab arvestust ainult kinnitatud hukkunud okupantide üle, et Venemaa on ametlikult juba kaotanud 352 000 inimest. Ja veel kord, see on vaid see number, mida Kreml tunnistab. Samal ajal leideti paraadil ka uusi meetodeid droonide Shahed Ukrainasse saatmiseks ning esitleti ka Venemaa koopiat Ukraina raketist Flamingo. Kuid see pole veel kõik. Kõigest sellest, mis selle paraadi puhul jäi varju, räägimegi selles saates. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. See aitab väga palju sisu levitamisele YouTube'is kaasa, olen teile selle eest tänulik. Ja tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, selle saate alguses panin ma spetsiaalselt lühikese video Venemaal toimunud surematu polgu aktsioonilt, kus naine näitab portreesid ja ütleb, et tema poeg kadus sõjas Ukraina vastu. Ja talle vastatakse, et palju õnne võidupäeva puhul. Öeldakse, et teil on siis täna lausa topeltpüha. Ja teate, see on Venemaale väga iseloomulikus. Vladimir Putinil on üha raskem varjata sõjakaotust ulatust. Näiteks Venemaa. Tšitas marssisid 9. mail esimest korda paraadkolonnis läbi keskväljaku sõjas Ukrainasse sissetungi käigus hukkunud sõdurite naised ja emad. Avaldatud kaadritel on näha, et naised olid riietatud ühesugustesse vormikuubedesse ning rongkäigu lõpus kandsid naised hukkunud Vene okupantide portreesid. Seesant Bolšakov osales kõige keerulisemate eri- ja lahingülesannete täitmisel erioperatsioonitsoonis. Jelena Vladimirovna Konstantinova, kaardiväe vanemseersandi ema. Aga kogu asja mõte on selles, et sel aastal hakkas Vladimir Putin ise püüdma viia sõjakaotuste teemat patriootiliseks üleskutseks. Samas paraadil ütleb saatejuht, et leskede ja kangelaste emade seljas olev niinimetatud sõjalise erioperatsiooni vorm on tsitaat: vastutuse, ustavuse ja vankumatu usu sümbol nende suhtes, kes praegu rindel on. Samal ajal said enne pidupäeva mõned Venemaa piirkonnad Kremlist juhised, milles nõuti sõna paraad asendamist sõnaga pidulik läbimarss. Ja sellised plakatid ilmusid tõepoolest Krasnodaris, Ufas ja Tšeljabinskis. Nimelt tuleks olla sõnaga võiduparaad ettevaatlikum, kui Vene Ivannid jätkavad Ukrainas kärvamist. Ja just selle taustal avaldab BBC vereteenistus teavet selle kohta, ametlikult tunnustatud hukkunud Vene okupantide koguarv alates täiemahulise sissetunge algusest kuni 2025 aasta lõpuni oli 352 000 inimest. Sellisele järeldusele jõudsid ajakirjanikud analüüsides hukkunute nimelisi nimekirju, pärimisasjade registri andmeid ja kohtustatistikat. Sellesse hinnangusse on esmakordselt kogu aja jooksul kaasatud mitte ainult tavalised hukkunud, kelle surm on justkui registreeritud perekonnaseisuametis, vaid ka need, kes on kohtu kaudu tunnistatud hukkunuks või teadmata kadunuks. No, te ju mõistate, et tohutu hulga Vene okupantide surma lihtsalt vaikatakse maha või ei tunnistata. Ja näiteks kogu sõja jooksul, see on ametlikult teada, on 90 000 Vene Ivannit surnud. Kuid sugulased ei suutnud tõestada, et nad on surnud ning pidid kohtus tõestama, et nad on tegelikult juba ammu hukkunud.
Ja nagu uuringu autorid täpsustavad, oli kaotuste tipp 2024-2025 aastal, kui lahingute intensiivsus järsult kasvas. Just sel perioodil hakkasid Venemaa kohtud massiliselt tunnistama kadunuks jäänuid surnuks ning 2 aasta jooksul esitati kuni 86 000 hagi sõjaväeosadelt ja sugulastelt. Uuringus märgitakse ka, et ajavahemikus 2025 aasta detsembrist kuni 2026 aasta aprillini kaotas Vene armee Ukraina poole arvutuste kohaselt umbes 157 000 inimest tapetute ja haavatutena. Samas õnnestus sellel perioodil värvata vaid 148 000 vabatahtlikku. See tähendab, et kaotuste tempo hakkas ületama isikkoosseisu täiendamise võimalus. Ja nüüd Vladimir Putin, esinedes võidupüha paraadil Punasele väljakul, mis toimus ilma sõjatehnikata ning kogu Moskvas mobiilse interneti väljalülitamise taustal drooni rünnaku ohu tõttu. Teatas mingist Vene armee edasiliikumisest Ukrainas ja süüdistas NATO riike agressiivse jõu toetamisel. Kuid tõsi on see, et Putin ei täpsustanud, kuhu okupandid siis edasi liiguvad. Kuid siin on üks kõrekas episood. Vene okupandid viivad oma ennel erioperatsiooni Ukraina vastu nii edukat läbi, et Moskva ümber moodustatakse veel üks täiendav õhutõrjerõngas. Jutt käib eelkõige positsioonide tugevdamisest õhutõrjeraketi suurtükikompleksidega Pantsir. Teatatakse, et alates 2023 aastast on Moskva ümbrusesse paigutatud juba üle 100 õhutõrjesüsteemi, samal ajal kui näiteks Tuapse põleb nädalate kaupa. Jällegi, Putinil kulgeb kõik nii plaanipäraselt, et sel aastal kestis paraad Punasele väljakul umbes 45 minutit ja oli üks lühemaid nende ürituste kaasaegses ajaloos. Esimest korda 19 aasta jooksul toimus Moskvas paraad ilma sõjatehnikata. Raketiheitjate ja tankide asemel marssisid Punase väljaku üle häbiväärsete okupantide kolonnid. Relvanäituse paraadi ülekandes asendasid videokaadrid. Vaatajatele näidati videot, kus demonstreeriti droone ja tuumarelvi, sealhulgas uusimaid Venemaa tehnikanäidiseid ning tuumaallvelaevu Arhangelsk ja Vürst Vladimir. Ja Vladimir Putini paranoia tipphetk seisneb just selles. Esimest korda pika aja jooksul ei lubatud isegi Riigiduuma saadikuid ega Venemaa valitsuse liikmeid võidupüha paraadi tribüünidele Punasele väljakule. Vladimir Putinile tegid seltsi vaid julgeolekunõukogu liikmed, presidendile kõige lähemal olev ametnike ring, kelle seas olid jõustruktuuride juhid, presidendi administratsiooni juhid ja parlamendikodade juhid. Need on Valentina Matvienko ja Vyacheslav Volodin. Ülejäänud ametnikele lihtsalt keelati ligipääs. Ja traditsiooniliselt saatis Vladimir Putinit Venemaa Föderatsiooni esimene leedi Aleksandr Lukašenko. Lisaks osales paraadil esimest korda Põhja-Korea sõjaväelaste üksus ning ürituse lõpetas Vene õhujõudude Su-25 ründelennukite ülelend Punase väljaku kohal, mis kuuluvad Venemaa õhu- ja kosmosejõudude koosseisu. Aga palju huvitavamad olid kaadrid okupantidest, kes lasid Ukrainasse droone. Vene Föderatsioon näitas, kuidas nad lasevad Ukrainasse šahhede otse autodelt. Samuti näidati paraadil, kuidas Ukraina raketi FP5 Flamingo vähendatud koopiat, mida Venemaal nimetati Geran 5-eks ja see on huvitav. Venelased väitsid nii valjult, et Ukraina ei suuda ise midagi välja töötada, kuid selgus, et Venemaa üritab juba Ukraina leiutist kopeerida. Geran 2 ja Geran 5 meeskonnad valmistavad ette ja käivitavad droone, mille eesmärk on tabada sügaval tagalas asuvaid sõjalisi objekte. Sellel pidupäeval täidab meie koosseis lahingülesannet. Õnnitleme veterane ja kõiki riigi kodanikke suure võidupäeva puhul. Siin teen väikese pausi ja ütlen kohe selle YouTube'i kanali ukrainakeelsele publikule, et mul on nüüd uus YouTube'i kanal, kus igal õhtul ilmuvad päeva kokkuvõtted ainult ukraina keeles ja Ukraina teemadele keskendudes. Seega, kui eelistate siiski uudiseid rohkem ukraina keeles kuulata, jätan selle video kirjeldusse lingi uuele YouTube'i kanalile Oleksi Põtsi ja Pitsunki.
tellige ja toetage uut YouTube'i kanalit. Lisaks kirjutage oma kommentaarid, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!